Taluliit alustab podcasti seeriatega Moodne talu. Nendes podcastides ehk eestikeelse nimetustega taskuhäälingutes toome teieni Eesti moodsaid talulugusid, eesmärgiga tutvustada neid lugusid laiemalt toidutootjatele ja tarbijatele, põllumajandustootjatele, hobitalunikele, profikokkadele, aga ka kirglikele kodukokkadele ja kõigile Eesti toidu nautlejatele, kes mõjutavad seda, kuidas me praegu toitu toodame ja sööme. Moodsad talu podcastidest toome teieni inspireerivad lood Eesti taludest. Podcastis räägime, et piim ei ole vaid piim ja õun vaid õun, vaid et puhta toidu tootmine on ka poliitiline ja sügavalt isiklik avaldus selle kohta, kes me tahame olla ja millises maailmas loodame elada. Moodsad talulood toob teieni Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Maaeluministeeriumiga. Me oleme siis alustamas oma podcasti sarja esimese osa salvestamist ja oleme jõudnud siis Moodsa talu podcastiga Vile Alpaka farmi Järvamaale. Tere Imre! Tere! Miks me täna siin oleme? Külla tulite, tahtsite rääkida, räägime. Väga tore. Ma tahtsingi tegelikult küsida seda, et ma tean, et sa ei ole olnud oma kogu elu seotud maaga. Sa oled siia sattunud, võib öelda suht hiljuti. Miks? Jah, et kui see hiljuti on 9 aastat tagasi, siis kui kõik küsivad, et kuidas ma maale sattusin, siis et otse ilma valetamata ütelda, siis ma sain põrutada. Ja mitte vähe. Et see ongi põrutuse tagajärg, kus ma sain laupkokkupõrke ja siis ma otsustasin, et elu tuleb muuta. Ja ma ei tea, miks tuli ainult üks mõte, kuidas muuta elu, et tuleb tuua endale alpakad ja kasvatada alpakasid. Aga kus sa esimest korda kokku puutusid üldse alpaka kasvatusega? See on Eestis, ei ole see väga selline, ütleme, laialt levinud loomaliik? Tegelikult ma ei puutunud kokku alpaka kasvatusega, vaid ma olen kõigile rääkinud, et alpaka tooteid katsudes olge ettevaatlikud. Et sellest võib saada sõltuvus, nagu minu puhul, et näete, et ilma loomata enam ei saa sügav sõltuvus, aga hakkas sellest pihta, et mind ei hoiatatud selle vastu. Ja siis juhtuski selline lugu, et sattus mulle minu arust mingi alpaka toode kätte, kus oli kirjutatud peale 100% alpaka. Ma vaatasin huvitav, mis lammas see on selline. Läksin internetist otsima. Siis tuli välja, et ei olegi lammas. Ja siis tuli veel välja, et meie kandis neid ei ole ka veel. Ja hakkasin otsima, et kõige lähemal olid alpakad olemas Soomes sellel ajal. Aga seal olid sellised väikesed karjad, et mu sisetunne ütles, et ega nad ei suuda mulle selle kohta midagi õpetada. Aga mul oli elus selline periood, kus ma ei tohtinud lennata sellest põrutamisest, et see on laupkokkupõrge oli see põrutus. Ja ma tohtisin ainult autoga mööda maad liikuda, et väga kaugele ei saanud minna, et ma leidsin ühe korraliku farmi Saksamaalt, kus oli üle 300 looma. Ja sai selle farmeriga ühendust võetud ja ta ka kaubeldud, et kas ta oleks valmis mulle müüma 1 nädala oma aega. Et õpetada mind sellele. Ja siis, kui ma sain kepiga käima, siis ma sõitsingi Saksamaale. Ja see farmer oli ühel tingimusel nõus mulle oma aega müüma nädala aega. Ja tingimus oli see, et ma tasuta seda teadmist ei anna edasi. Muidugi ka näljakas, aga selle Saksa farmeri tingimus oli, et kõiki neid teadmisi, kui keegi tahab, tohid müüa ainult edasi. Käest tasuta anda ei tohi. Ja kas sa täna oled neid teadmisi edasi ka andnud siit farmist? Ja olen eestlastele andnud, olen ukrainlastele andnud ja tegelikult kui sõda poleks tulnud, oleks päris paljud venelasedki suutnud seda juba osta. Aga selle asja vastu on huvi ja eks ma olen neid tarkusi, mis ma olen siin ise kogunud ja sealt saanud edasi andnud juba küll. Räägime, mis te siin talus siis täpsemalt teete, et te olete alpaka kasvatajad, samas te olete ka ise väärindate alpaka villa ja kas see põhitoodang, mis teie talust ongi siis vill ja villatooted? Jah, sa oled täiesti õieti aru saanud, et tegelikult meil on meie ettevõtmine seisab 3 jalal. Üks jalg on siis tegelikult tõuloomamüük, teine jalg on villatooted ja 3, mis tuli meile jõuga, on turism. Turism ehk siis tegelikult siia tallu on võimalik igal ajal tulla ja teie tegemistega ka tutvuda. Selles sul sa päris täpselt ei väljendanud ennast, ei või igal ajal. Et me võtame inimesi vastu ainult eelneval kokkuleppel, kui kliendi soov ja meie võimalus kokku langevad, siis ta on teretulnud.
aga kui seda ei ole, siis paraku ma pean ei ütlema, sest et meil ei ole ühtegi inimest peale meie pere, kes istuks näiteks värava juures ja ootaks, et äkki keegi tuleb. Sellist inimest ei ole, et me peame selle turismi võtma oma muude tegemiste vahepealt ka ära, aga selleks me peame seda ette planeerima. Aga sa ütlesidki, et siin on sinu pere. Te jõudsite siia, kuna sinul oli õnnetus ja sina soovisid elu muutust, et kuidas pere sellega on leppinud, et ma tean, et te ju tulite tegelikult, kui ma ei eksi, Tallinnast. Et Tallinnas on kindlasti noortel inimestel palju rohkem võimalusi kui siin Järvamaal. Ma pean ütlema ka, et te ei ole ju Järvamaa keskuses siin Türi või Paide juures, et te olete ikkagi päris metsa sees ja siia on ikkagi natuke tükk maad tulla. Et kuidas teie pere on selle kõigega siis võib-olla leppinud või oli teil nagu raske neid veenda, et jah, me lähme nüüd maale, me hakkame kasvatama alpakasid ja nii ongi? Ei, rasket ei olnud midagi, et abikaasaga meil oli see mõte endal ühene. Tegelikult abikaasa oli meil personalijuht suures turismifirmas, hotellis, eks ju. Aga ta jäi meil väikse beebiga koju parasjagu. Ja kui me siia kolisime, oli meil noorem tütar 5-kuune. Ja muidugi, mida ma pean vahele segama veel, et meil olid muidugi aastotsa alpakad olemas, aga talu ei olnud. Alpakad olid Saksamaal. Ja kui ma olin Tšiilist loomad ära toonud, jäid nad Saksamaale ja talu leidmine muidugi oli raskem kui leida loomi. Sest et me sõitsime üle 50 talu Eestis läbi ja ka kohalik vallarahvas ja kõik on küsinud, et miks sa meile Türi valda tulid, tegelikult oli ainult see koht. Miks me tulime Türi valda, Paakakülla, et siin oli olemas maa, elekter, vesi. Ja kui sa märkad veel meile sõites on niimoodi, et muu maailm lõppeb ära, hakkab meie maailm pihta. Et on 2 versiooni, et õieti mõistavad need inimesed seda, et me elame Jumala selja taga. Et need inimesed on väga sügavalt eksinud, kes ütlevad, et me elame pärapõrgus. Ma olen absoluutselt nõus, et see koht siin tegelikult on täiesti imeline, et alati kui siit väravast sisse sõita ja siis vasakut kätt neid alpakasid nähes kohe tekib selline tunne, et vau, kuhu me sattunud oleme. Sest ega tegelikult alpakad selliselt niimoodi kuskil lihtsalt Eestimaa peal ringi sõita ja sa ei näe, et need on ikkagi sellistes imelistes kohtades peidus. Aga ma küsiks su käest sellise küsimuse, et alpakavill, eks ju, see on kallis tooraine, käsitöö väga palju. Kuidas on teie kliendid selle vastu võtnud? Et kuidas teie kliendibaas on kujunenud, kellele te neid tooteid müüte, kellele te neid tooteid teete? Et kuidas see teekond teil on läinud siin maapiirkonnas? Sellega on see lugu, et kui te nüüd vaatate, eks ju, meie tooted, nad on väga tagasihoidlikud, on reeglina ühevärvilised, ütleme tagasihoidlik Skandinaavia stiil. Ja mis see ongi, et sa jätsid selle muidugi mainimata, et alpakavill on 7 korda soojem kui lammas ja soojem on ta tänu sellele, et alpakavilla karv on sees tühi, eks ju. Ja veel üks pisiasi on, ma ei tea, kes teab, kes mitte, et alpakasid on, kui me võtame aluseks Inglismaa värvitabeli olemas 22 erinevat värvi, et nendes riiulites see kaup, mis on, siin ei ole mitte midagi värvitud. Et omaks on meid hästi võetud ja mis veel, kuidas meil läks hästi, kudujatega läks meil hästi, et Türil oli kunagi Uku osakond, kudujate osakond. Ja kuna juhuseid ei ole, siis minul õnnestus põhimõtteliselt see osakond saada tervenisti oma kätte. Muidugi prouad on kõik 75+, aga veel käsi koob. Nii et ja nad ei võtnud, kui ma tulin siin, et tegelikult minu esikudujal on omal käsitöö kauplus Türil. Siis tema ei võtnud meid kui konkurenti, vaid võttis meid kui võimalust. Mis on nagu selles suhtes tore, et see on ka uskumatu, et näiteks temaga koos mingile laadale või väljamüügile minna, siis me mahume temaga, tema toodete ja meie toodetega ühe laua peale ka ära ilma tülita. Mis on suurepärane ju, sest koostöös peitub
teatud mõttes ju võimalus. Jah, et see ongi, tema võtab meid kui võimalust, mina võtan teda kui võimalust ja tegelikult lähebki suurepäraselt kõik. Meil on meie siis podcasti seriaali või siis sarja nimi on Moodne talu. Ja täna on hästi moodne rääkida keskkonnahoiust. Roheleppe on meil Euroopa Liidus suur selline strateegiline kava, millega siis me liigume selles suunas, et me oleme siis, kuidas öelda, tekitame endas võimalikult väikest keskkonnajalajälge. Milline on alpaaka kasvatuse keskkonnajalajälg? Kui teadlikult te olete selle keskkonnajalajäljega kui sellisega tegelenud ja me teame ka seda, et meil hästi palju siis toimub meil ju selles mõttes rõivatööstuses ju sellist tehiskiust toodetud toodete võib-olla siis, ma ei tea, kuidas öelda, promomist. Meil on näiteks vegan nahk ja nii edasi, et mida te sellest teemast nagu arvate ja mis on teie mõtted sellega üldse? No tähendab, kui ma natuke norin ka sind, et sa nagu räägid, et Euroopa teeb endale kangelaslikud probleeme ja siis hakkab kangelaslikult lahendama neid, eks ju. Et tegelikult ei ole mõtet tekitada probleeme endale. Meid on ilma selletagi küll maailmas, eks ju. Aga rohelise asjaga on selline, et alpaka teadaolevalt ju on ju maailmas kõige väiksema loodusliku jalajäljega villaloom. Kui ma kasvatan seda looma, et näiteks seesama, et 1 hektarile on võimalik, kui sa oled mõistlikult seda harinud, uuendanud õigel ajal, väetanud teda alpakasõnnikuga, siis on võimalik sellel 1 hektaril 20 looma ära karjatada. Et kui väga väheseid loomi, mida võid sellisel hulgal karjatada, eks ju, teisi ma ei teagi. Kui just võib-olla jäneseid ei oleks niimoodi. Aga mis teine asi on see, et alpaka villas ei ole sees lanoliini, seda rasvainet, et me ei pea selle väljapesemiseks keemiat kasutama. Ja nii nagu ma sulle mainisin, me ei pea keemiaga värvima ka teda. Seda villa, eks ju, neid tooteid, et kui me räägime rohelisusest, siis vähe on midagi vastu panna, et mis võiks olla nii roheline lähenemine, kui on meie lähenemine. Et sõnnik, mis alpakalt tuleb, selle me viime maasse tagasi, et rammu anda sellele, millega me toidame alpakat, eks ju. Ja keemiat ei kasuta pesuks, ei värvimiseks. Mis veel? Jah, ei selles mõttes, mis veel tõesti, aga ma tahtsingi küsida siit sinu mõtte jätkuks, et kui teadlik on teie toodete tarbija sellest kõigest või see, et see klient tuleks seda toodet ostma, tema teabki, et see on lihtsalt niivõrd naturaalne ja keskkonna siis säästlik toode, et ta tahabki just siis osta alpakavillast tooteid. Ja nii ongi, et tegelikult on meil klient väga tark ja klient on väga hästi aru saanud, mis on hea. Et kui me räägime, et alpaka hind on, ütleme, et mõni üritab öelda, et on kallis, mina ütlen, et ei ole kallis, on õiglane. Ja sellel on omad kindlad põhjused. Miks on see hind selline, nagu ta on? Et esimene põhjus on see, et maailmas on ainult suurusjärk 4 miljonit alpakat. Sellest 4 miljonist alpakast 3,5 miljonit elab Peruus. Ja Peru jääb neid kinni kui rahvuslikku aaret. Need vabal turul on olemas ainult suurusjärk 500 miljonit alpakat. No ütleme, et siia-sinna natukene veel, eks ju. Ja austraallaste hinnangul oli üks artikkel siin aasta-paar tagasi, kus nende hinnangul 2 aastat tagasi vist oli see, oli maailmas puudu 300 000 tonni alpakavilla. Ja mis veel on selle alpakavilla puhul väga oluline, et ka allergikud saavad teda kanda. Et osadel inimestel on allergia lanoliini vastu, need inimesed saavad seda kanda ja osad ei kannata lambavilla kudistamist. Kuna alpakavillal ei ole arenenud seda soomust selliselt, siis tundub ta väga siidine, kuigi siit ta ei ole, eks ju, et tegelikult selle pehmuse kohta olema 9 aastat otsinud väljendit. Ja alles need inimesed, kes on siis suutnud katsuda alpakavilla, saavad aru, kui ma ütlen, et on pehme kui alpaka, eks ju. Et teised kogu aeg üritavad aru saada, et millest ma räägin, on ju, alles siis seda mõistetakse. Nii et ja inimesed, kes on korra meie toote ostnud, tulevad meie juurde jälle ja jälle. Nii on, ma tahtsin siit edasi minna rääkidagi siis alpakast.
kui suur roll on tõuaretusel just selle villa kvaliteedi osas ja kuidas te siis siin selles väikses turus, Eesti, palju meil üldse alpakasid Eestis kokku on, oskate kindlasti öelda? Valetada ei tahaks, aga ma arvan, et suurusjärk 350 kuni 400 looma on Eestis. Jah, et siis kui selles mõttes kindlasti on oluline roll tõuaretusel, et aga kuidas te siin selles väikses Eestis sellega tegelete või need isasloomad, ma ei tea, teil on kindlasti oma nimetus. Ja ongi isasloom, nii öeldaksegi, ei öelda meil pulli, ei midagi sellist, meil on emane ja isane ja alpaka beebi kohta öeldakse cria. See on hispaaniakeelne sõna poeg, eks ju, ükski teine rahvas seda ei tõlgi ja ma ei näe põhjust, miks me eestlased peaksime tõlkima. See on armas nimi ka ju. Ja siis on selline lugu, et tänu sellele, et ma õppisin selle sakslase juures, tema tegi mulle alguses kohe selgeks see, et on valikuid erinevaid, et näiteks kui te lähete, võtate, lööte Google'isse sisse, et alpaka hind hakkab pihta $250, viskab dollariga hinna, kui lööte sisse ja läheb sinna kuskil 15-20 000 tavaline hind. Aga see ongi niimoodi, et 80% on minu kogemus alpaka villa kvaliteedist on geneetika. Et kui sa oled ostnud selle 500-1000 looma, siis ongi 500 000 loom ja mul on tulnud siin alpakakasvatajad Eestist rääkima, kes on odavad loomad ostnud, on säästnud siin, et kui tema saab vaevu kätte kilogramm loomalt villa. Ja ma olen ise pügamas käinud mõnda jube hea on pügada neid, kus seda vähe karva on peal, et lihtne kohe. Aga kodus läheb muideks kauem pügamisega kui küla peal. Aga ongi, et ma olen ostnud kallimad loomad ja on tehtud enne villa kvaliteedid, on DNA testid tehtud, eks ju. Ja tänu sellele mina saan 3,5 rekordloomalt 5 kilo kätte villa. Mis on ju tegelikult märkimisväärne number. No palju suurem, kui sa arvestad sellega, et aga kui kokku hoidsid ja kilo ei saa, on ju, no sööb ta sul samamoodi, mis sa tast pead siis, et võta lammas juba parem siis, eks ju. Kas te väärindate kogu oma siis toodetud villa siin oma talus või tegelikult müüte ka siis niinimetatud siis seda toorainet ja? Teate, me toorainet natukene müüme, et meil on tulnud selline toode, kui sa vaatad, seal seina peal on väike kotikene villaga. See on natukene kaasa. Et kui inimesed käivad, turistid käivad koha peale, siis tahaks natukene kaasa villa. Aga kui sul 5-6 tuhat inimest aastas läbi käivad ja kõik natukene kaasa võtavad, siis nad tassivad ta laiali. Ja siis me teeme sellist villakotti. Ja esimese sordi villast alpakal on, eks ju, klass ja villal on 3 sorti. Esimene, teine, 3. Kõige kvaliteetsem ongi esimene sort, see on sadul. Sellest me teeme tavalist lõnga, millest saab tooteid kududa ja nii edasi. Siis edasi on teine sort. See on nüüd kõht, kintsud, rind, kael. Sellest villast teeme me vaibalõnga ja teeme alpakavillaseid tekke. Et meil läks tükk aega enne, kui me leidsime selle koha, mida sellega teha ja nüüd me suutsime väga hästi väärindada. Siin on veel üks koht, et kui ma saatsin oma teise sordi villavabrikusse, siis vabrikant küsib, et miks sa selle siia tõid selle vaibalõngaks, et see on nii hea ju. Mõtlesin, et mis on teine sort ju. Siis ta väitis, et väga paljud toovad alpakakasvatavad sellist esimese sordi villa, nagu minu loomadel teine sort. Et siin on ka see looma esimene investeeringu olulisus, eks ju. Ja 3. sort on muideks selline asi, et näiteks meie külas on üks käsitööline, kes teeb meile alpaka kujukesi. Mul vist üks on veel järgi, ma näen seda. Näen. See muideks on topitud alpaka villaga. Et neid võiks rohkem teha tegelikult, et võt seda 3. sordiga natukene vähe on veel kuhu panna, et seda natukene on üle veel. Me küll natuke multsime peenrase ja teeme veel selliseid asju, aga see tegelikult on eesmärk see ka lõpuni ära tootmisse panna. Nii et me oleme leidnud siin ka praktiliselt kõigile lahenduse. Kas alpaka vanuses ka oleneb villa kvaliteet, et noorematel on näiteks vill parema kvaliteediga kui vanematel alpakadel või see ei oma tegelikult mitte mingisugust tähtsust? Oma pikka, et siin on sama lugu, et meil on need esimesed loomad, mis meil Tšiilist toodud on, päris ausala siis nende villa, nendest ma enam lõnga ei tee, et need läheb kõik teise sorti minu jaoks, et nendest teeme siis vaibalõnga ja teeme tekke. Et aga nad on meil auga teeninud pensionipõlve läbi välja siin ja elavad siis pensionil siin, aga villa tuleb ikka pügada, et loomal hea oleks, siis nendest meil ikkagi läheb tekkidesse see.
räägime sellest, et maaettevõtlus kui selline, te olete siin, nii nagu te ütlete, jumala selja taga, oli vist selline väljend, jah? Et kas siin on ka mingisugused sellised kitsaskohad, millega nagu te algselt võib-olla ei olnud arvestanud, aga mis on nagu tulnud ja probleeme tekitanud? Et me teame, et tegelikult maaettevõtlust on võimalik siis edendada läbi erinevate meetmete, läbi erinevate finantsmeetmete, toetusmeetmete. Meil on maaettevõtluses on liiderprogramm, PRIA toetused, et kui palju te olete abi saanud just sellistest erinevatest meetmetest, millised võib-olla oleksid sellised kitsaskohad, millega te näete, et peaks nagu riigi tasandil tegelema, et maaettevõtlus oleks elujõulisem ja kas te olete nagu tunnetanud ka seda, et tegelikult just see, et te olete turult, selles mõttes turult kaugel, et turg on kindlasti Tallinn ja suuremad siis Eesti keskused, et see on nagu kuidagi raskendanud teie ettevõtte nagu toimetulekut? Kui me hakkame sellest kõigest kaugemalt rääkima, siis on, kui me toetustest rääkime, kui meie pihta hakkasime, oli täpselt toetustest vaheaeg. Et see kõik, mis me algul investeerisime, võtsime kapist ja tegime ära. Ja see ei olnud üldse väike summa, mis me algul siia investeerisime. Ja alles siis hakkasin ma sellesse elusse süvenema ja mida ma pean ütlema, vähemalt meil Türi vallas on küll, et tegelikult on võimalusi õppida, saada targemaks ja Järvamaal üldse palju rohkem kui linnas. Igasuguseid koolitusi ja mis oli veel eriti alguses hea, et kuna me olime kursis heade koolitajatega, siis neid koolitajad sai kõik siia tuua, kui tarvis oli. Ja see meile praktiliselt ei maksanud midagi. Et need võimalused on siin paremad kui kuskil mujal. Aga nagu ma ütlesin, et need suured igasugused investeerimistoetused ja need olid kakras, oli täpselt siis vaheaeg, et mis ei olnud hästi. Ja mis tegelikult, kui me räägime väiksematest maaettevõtetest, siis tegelikult ei ole, isegi kui sa saad selle 50-60% toetust, tegelikult ei ole lihtne seda silda leida ja leida lahendus sellele, et see asi ära teha ja siis toetust saada. Et siin võiks olla mingi, kas messil või kellel iganes selline lahendus ka, et see ikkagi aidataks ka ära teha, sest et ei ole seda paljudel seda raha võtta ja see, ma arvan, et paljudel maaettevõtetel tõmbab kinni selle koha, et see on pudelikael. Koostöös te rääkisite just nagu teiste piirkonna ettevõtetega, et kui tugevana te tunnete ennast nagu kogukonnana, et siin Türis on meil Türi talunike liit, kes on jõudsalt tegelenud, kuulute te kindlasti ka sinna. Kuidas te nagu näete just sellist võib-olla esindusorganisatsioonide rolli just selle ettevõtluse arendamisel? Mida võiks teha teisiti, mida peaks tegema paremini, mis on hästi, et võib-olla räägiks sellest ka natukene. Hästi. Tegelikult on see lugu, et hästi on ju need asjad, et kui sa ise tahad teha, siis ega omavalitsus ei ole meid takistanud teha. See on juba väga hea, kui ei sega. Ja meil teega on ka selline lugu, et praegu küll on hetkel aukus, aga just ma tean, et siin järgmisest nädalast hakkavad jälle ööveldama ja võtavad võsa maha. Et me saame selle ka korda jälle, eks ju, kuigi jah, võiks olla võib-olla kõvakattega see tolmukindel kate, sest et kui avatud talupäevadel ikkagi siin ütleme, et kummagil päeval kuni 400 autot sõidab, siis ega tolm maha ei lange nendel päevadel. Aga no, küll me selle ka saame kunagi. Aga talvel lumetõrjega on selline lugu, et me oleme omavahel vallarahvaga kokku leppinud, et ma tühjal ajal ei virise, aga kui mul on turismibuss tulemas, siis sellest mäest saab buss ülesse. Et on juhtumid olnud, kus buss on 15 minutit varem tuld ja liivatamismasin on tulemata veel. Ja siis täpselt ütleme, et 10 minutit enne täpselt aega tuleb liivaauto, eks ju, ja buss on 3 korda üritanud mäkke saada, ei ole saanud ja siis ta ütleb, et oi kui täpselt teile kõik, et meil ongi niimoodi, et omavahel kokku lepitud, ma teatan, et see päev, see kellaaeg on buss tulemas, ta peab mäest üles saama. Ja reeglina ta saab. Et selle koha pealt vallale tänu. Aga mis siin veel on? Kui me räägime taluliidust, siis ega siin taluliidul endal väga suuri hoobasid kohalikku tootjat, ütleme, et aidata võimalik ei ole, kui ainult nõuga, jõuga
nii palju, et kui on abi on, küll nad on tulnud, kui mul on tarvis, on omal kõike masinad ja tehnikat pole, et keegi naabritest ikka ära teeb. Ja siin töötab meil küll selline asi, et kuna mul on loomaveohaagis, siis mina suudan siin osadel lehmad vedada ja mul ei ole niidukit või sõnnikulautajat, siis need on mul ka tööd tehtud kõik. Et selline ühistegevus tegelikult mingil kujul ikkagist toimib? Mitte mingil, vaid see on täitsa korrapärane. See on hästi positiivne, et ma ise ka nagu tunnetan seda, et tegelikult see koostöö teiste tootjatega, kas või see sama nõu ja jõuabi, eks ju, ja tõesti naabritega, mitte siis Pääru ja Andrese kombel siis maid jagada, vaid just edukalt koostööd teha, et tegelikult see on üks selline väga oluline siis maapiirkondasid edendav jõud. Et me tegelikult oleme ju kõik lõppkokkuvõttes ühe sama asja eest väljas, et maal elada, maal töötada, endale leib lauale siis saada ja selles mängivadki väga erinevad siis osapooled olulist rolli. Sa mainisid seda, et turismibussid. Ma ühe asja pean veel korra rääkima selle koostöötamise ja sellega, et tegelikult mis on ka, mida ma olen märganud, mida ma ise viljelen ja mida ka meie kohalikud inimesed viljelevad, just, et kui mina ise ei kasvata kartulit ja kõiki juurikaid, siis ma täpselt tean, kelle juurde ma meie piirkonnas lähen seda ostma. Ja oluline on osta nagu omadelt, et peaasi, et raha peresse jääks. Ja ma tean, et väga paljud talunikud, kui otsivad kingitusi, ma tean täpselt, kellele nad helistavad. Kui tulevad meile, ostavad kellegile sellele teisele kolmale kingid, nii jõulukingid, sünnipäevakingid ja mida iganes. Et see, et raha, see on ka, et raha jätta peresse. See ka töötab. Absoluutselt õige, et see ongi ju tegelikult see rikkus lõpuks, mis meil siin on. Turismibusside juurde tagasi tulles. Millist rolli sinu ettevõttel siin mängib agroturism? Et me teame, et agroturism on selline põllumajanduse ja turismi kombinatsioon, kus siis tootmist tutvustatakse läbi erinevate turismiteenuste. Et Taluliidus me oleme alates 2018. aastast seda niimoodi jõudu mööda arendanud, aga mida ma ise olen nagu selles mõttes tunnetanud ka mujal Euroopas käies, et üha rohkem hakatakse rääkima agroturismist ja just agroturismi rollist, just selle teadlikkuse tõstmise aspektist, et kui oluline on tegelikult tuua tarbijad maale, näidata neile, kuidas toimub tootmine. Täpselt samamoodi me ennem rääkisime sellest keskkonna jalajäljest, eks ju, et kui palju tegelikult, lihtsalt ma ise ütlen, et need tooted on hästi kihvtid, see on mõnus katsuda, et kui palju tegelikult nähakse seda just, et see on niivõrd keskkonnasäästlik samamoodi, et see motiveerib veel rohkem tegelikult neid tooteid tarbima. Et mis rolli sa? Kui ma tulen turismi juurde tagasi, siis ma pean rääkima päris algusest peale teile seda lugu. Turismi meil äriplaanis ei olnud. Turist tuli meile jõuga. Et kuidas see juhtus? See juhtus nii, et kui sa nägid, et meie juurdest mööda sõita ei saa, meie juures lõpeb maailm ära, eks ju, muu maailm hakkab meie oma pihta, siis terve meie küla oli uudishimust ära suremas. Mis siin tehakse? Aga kuna mööda sõita ei saa vaadata ka, eks ju, siis otsustasime abikaasaga ükspäev, et kutsume küla külla endale. Sõitsin kõik talud läbi, mis meie külas olid, teatasin, et laupäeval on kohtumisõhtu, kõik on oodatud ja sa ei usu, kõik olid kohal. Kõik olid kohal, meil oli tore, saime tuttavaks ja peale seda, kui nemad olid ära sõitnud juba järgmisest päevast, hakkasid tulema nende sugulased, tuttavad, sõbrad ja kes tuli pudeliga, kes tuli šokolaadiga. Mul oli terve sahvri riiul assortiikarpe täis. Et ma mõtlesin, et mis meist saab, et ma niigi paks poiss, mis meist edasi saab niimoodi. Ja siis otsustasime, et me paneme pileti hinna. Ja pileti hind tegi sellise asja, et tegelikult tõstis külastaja kvaliteeti. Tollel hetkel, kui muuseumid ja kõik muud kohad küsisid €2, me panime 5. Ja tuligi see inimene, kellel oli see huvitav, kes oli valmis panustama, kuigi tuli ka algul sellist natukene, kes teatas, et sul on loom niikuinii olemas, et mis vahet sul on. Ma ütlesin, et kui minu aeg on ju, ei taha, ei pea tulema. Mina ju ei sünni. Ja vahetult enne Covidit muideks tõstsime üksikkülastaja hinda 10 peale lootes, et inimese jääb vähem käima. Olime naiivsed. Aga inimese või külastaja kvaliteet läks veel paremaks.
tulevad tõesti need, kes tahavad tulla, kellel on huvitav, kes tahavad kuulata ja neid ei tule, kes tahaks lihtsalt vinguda ja viriseda. Ja kui suur roll tegelikult siit talust müügil on, et teil on ka siin praegu siuke väike showroom, et kus teie tooted on siis presenteeritud, siit on võimalik kaasa osta, siin on hinnad olemas, et kui palju nagu siit talust otse müüki toimub? Tegelikult on see lugu selline, et alguses ma sellest ei saanud aru. Pärast ma hakkasin seda mõistma, et see turisti vastuvõtmine kasvatab mulle klienti. Et kui ta ei osta seda täna, tal jääb siin kuskil taga kudistama ja lõpuks ta tellib selle internetist või ostab, nii et ma kasvatan tegelikult turistiga endale klienti ette. Nii et tegelikult sellel on väga suur roll, mille olulisust ma alguses üldse ei kujutanud ette ja ei osanud hinnata. Ja tegelikult meie edendatud siis Eestimaa Talupidajate Keskliidu poolt edendatud agroturismi üks mõte ongi see, et aidata mitmekesistada just neid väikeettevõtteid ja nende tegevust ja andes sellele sellist suuremat rolli just tarbijate teadlikkuse tõstmisega, et see läbipaistvus on hästi oluline tegelikult. On küll, et ja sellepärast me oleme ka liitunud, eks ju, selle agroturismiga, et me tunneme, et me tegelikult ei ole turismiettevõte, et me oleme tootmisettevõte, et me toodame, eks ju, kasvatame looma ja nii edasi, teeme tooteid. Aga seesama turism just sellest vaatenurgast, et anda teada, kuidas me seda teeme, mis me teeme, et see on täpselt see vaatenurk, mis sobib meile ja mis on meie arusaamine turismist ja agroturismist. Kui kuulajal tekkis nüüd väga suur huvi teie toodete vastu, aga ta kohe ei saa siia tallu kohale tulla Järvamaale, kus ta teie tooteid osta saab? Osta saab e-post kõigepealt, Vile 2v-ga, eks ju, .ee pealt. Ja tegelikult on Tallinnas pood ka. On Viru tänav 3, on Eesti esinduses, on meil oma nurgake. Aga tegelikult on seesama e-pood on meil selline asi, kuidas on see koht, kus ostab e-poest see, kes on korra mujalt ostnud või katsunud või teadnud meie toodet, et see on kordusostupaik. Ja järjest rohkem ja rohkem, praegu mida sügis tuleb, seda iga päev rohkem tellimusi läheb praegu. Nii et olen selle üle õnnelik. Ja mina istun ka siin, vilemüts on peas, käin sellega põhimõtteliselt juba igapäevaselt. Mõtlesin just täna hommikul, et peaks juuksed ka mütsi jälle ära kammima, aga näed, ei jõudnudki, et selles mõttes tõesti super toode ja mina olen küll täpselt seda meelt, et me peamegi tarbima seda oma kohalikku toodet, mis sest, et kas ta on siis toidutoode või käsitöötoode ja alpaka on üks väga huvitavaid ja alternatiivseid viise tegelikult Eesti maapiirkondade siis mitmekesistamisel ja ma arvan, et see võiks olla ka selline siis sektor, kuhu võiksid siseneda tegelikult ka ju palju noori. Et mis teie sõnum oleks just nagu võib-olla sükstele alustajatele noortele, et kas see on nagu tasub see ära teha või tasu? Mina arvan, et tasub, et tegelikult on see alpaka sektor on selline sektor, kus on võimalikult väikese maaressursiga ära elada. Et maad juurde osta praegu reaalne ei ole, aga ütleme, et siin 10, 15, 20 hektariga on võimalik täiesti korralik tootmistalu püsti pidada. Ja me teame, et tegelikult ju noortalunike üks kõige suuremaid väljakutseid ongi maaressurss, et me peame liikuma selles suunas, et me leiame neid siis sektoreid maapiirkondades, kus oleks võimalik majandada väiksemal maaressursil. Ja kui alpaka kasvatus see üks võimalus on, siis ma arvan, et see võiks kõnetadagi vägagi palju noori. Ma arvan küll, aga ainuke, nagu ma ütlesin veel ennem rääkisin, see, et tegelikult on maailmas puudu natuke jutumärkides, eks ju, et päris palju on tegelikult villa puudu, et on üks miinus sellel, et väga suur alginvesteering on, et need loomad ei ole odavad, sinna tuleb päris palju sisse investeerida ja see risk alguses on ikka päris suur. Aga kes ei riski, see šampanjat ei joo. Ja tegelikult see risk peitub selles, et kas sul on üldse need teadmised ja oskused seda kõike teha, eks ju, sest ma tean, et sina oled ka väga palju panustanud just oma teadmiste ja oskuste arendamisele. Et võib-olla siin lõpetuseks räägikski korraga sellest, et kas Eestis ka teatud mõttes sellist teadmist luuakse alpaka kasvatuse mõttes või see tuleb ainult välisriigist, et kuidas teie nagu koostöö ülikoolidega on, Eesti Maaülikool, kas nemad on huvitunud sellest sektorist? Ma kujutan ette, et ka loomaarsti mõttes, et
kas see on selline loom, kellele sa saad abi või sarnaneb ta mõne muu põllumajandusloomaga, et selles mõttes abi pakkumine on talle lihtne? Lihtne ei ole, seal on palju nüansse, seal on doseerimine ravimitele täiesti teine kui teistele loomadele. Aga ülikoolidega me oleme palju koostööd teinud. Et Maaülikoolist on üks tütarlaps kirjutanud bakalaureuse kaitsnud alpakakasvatuse tasuvusest Eestis. See on meie farmi andmetel tehtud asi, me oleme talle andnud andmed tegelikult ka ette, kuidas reaalselt elu on olnud, eks ju. Siis üks tütarlaps kaitseb praegu magistrit, sellest ma ei saa praegu rohkem rääkida pikemalt, sest et see on selline raske teema. Selle suhtes, et seda ei saa praegu lahti rääkida, see on ka alpakade sigivusega seotud teema. See on töös praegu. Siis me oleme teinud Kunstiakadeemiaga koostööd, et kui neid pilte seal vaatad, siis see kollektsioon on Kunstiakadeemia tudengitelt. Et mul on 2 põlvkonda disainerid, kes teavad, mis on alpakavill. Siis me oleme Tallinna Tehnikaülikooli inimestega koostööd ja on üks tütarlaps on kaitsnud nii bakalaureuse kui magistri alpakavillast. Sinna me oleme andnud igasugused asju kätte. Ja nüüd just viimane uudis, mis oli disainiööl, me olime näiteks andnud oma villa, et tehti seal ka Kikiga koostöös, tehti mingid erilised taaskasutatavad tooted, et see purustatud teksa ja alpakavillast tehti nagu toodet. Hästi põnev tegelikult selles mõttes, et aga see ongi see, et need moodsad talud meil Eestis tegelevad niivõrd põnevate asjadega ja ma alati imetlen neid talupidajaid, kes oma igapäevase töö kõrvalt, sest ma tean ka sinul on, eks ju, et su hommik algab sellega, et sa pead majandama ja toimetama oma loomadega, tegema kõik toimetamised talus ära, aga sa jõuad veel tegeleda nii paljude erinevate asjadega, et kas sa magad ikkagi 8 tundi ööpäevas? Ei maga, jah? Nii on 6-tunnine ja lapse noorepõlvest peale. Sellepärast sa oledki nii selles mõttes edukas ja asjalik ja toimekas, et sa lihtsalt magad vähe, et su päevad on pikemad. Ja et see ongi nii, aga jah, tegelikult on see hästi põnev teema, et me võiksime tundide kaupa siin rääkida. Ja see teema on selles suhtes, et siin on nii palju õppida, mis mulle meeldib. Et ise ma olen õppinud tegelikult vabrikus Kettermesi Viljandi kultuurikolledži villavabrikus. Seal olen endale kõik selgeks teinud, et mind lolliks keegi ei saaks teha. Ja nii edasi, abikaasa on mul õppinud kangastelgedega kudumise ära. Ise olen käinud, muideks ma olen 5. kategooria lambaja või kitsekasvataja veel, et kuna alpakandust siin õppida ei olnud, et paberit oleks tarvis, siis ma käisin ühe koolitalves Äreveres. Hästi põnev. Et tegelikult see on põnev. Ja ütleme niimoodi, et teadmistest hakkab kõik, eks ju, et olla edukas, sa pead ikkagi teadma, sul peavad olema neid teadmisi, et väga kallis on õppida küll oma rahakoti peal, ma saan aru, et sa seda teinud oled. Ma veel pean lisama, et tegelikult mul on veel üks väga hea partner alpakakasvataja Lätis, kellegi oleme koos välja töötanud alpaka ammaste hooldamise masinad ja oleme välja töötanud ja välja ehitanud, kuidas alpakavilla puhastada. Suurepärane, Imre. Ma väga tänan sind, et sa olid nõus selle vestluse meiega siin läbi viima ja ma arvan, et siin oli väga palju infot kõigile, kes võib-olla ei olnud nii kursis alpakakasvatusega ja alpakade villa tootmisega. Ma tean, et kindlasti sa ootad külalisi vastavalt siis sellele, kuidas nad siis sinuga kokkuleppele jõuavad tulla. Ma kindlasti soovitan tulla siia, sest see Vile alpaka talu siin on suurepärane kogemus midagi täiesti teist moodi Eestimaa peal. Seda eriti, kui sa oled ise võib-olla mõne muu loomakasvatusega seotud kogeda ja kuna tõesti Imre on selle valdkonna, ma võin öelda üks Eesti tippe, et siis suur aitäh sulle, et sa selle vestluse minuga siin tegid. Kas sa soovid veel midagi öelda? et tegelikult see kõik, miks on see nii nagu ta on laiskusest. Pean otse välja ütlema. Nii, mis mõttes laiskusest? See on otseses mõttes, et mitte veemängusid mängida, ma olen jooturid igale poole vedanud. Et mitte loomadega olla kõrvuni mudas, olen ma neile korralikult platsid teinud. Ja nii edasi, kõik on laiskusest. Aga siis me võime siit kokkuvõtvalt öelda, et laiskus on ikkagi teatud mõttes edasi viiv jõud ja eks me kõik, eks ju, see laiskuse tulemusel me jõuamegi edasi, sellepärast et laisk olla me tahame kõik,
aga samaks selleks, et kõik tööd saaksid tehtud, siis keegi peab ju selle eelduse looma, et need tööd saaksid õigeaegselt tehtud. No nii on, eks ma selles mõttes olengi, et ja ma olen mõelnud selle peale, et aastad lähevad edasi ja ega ma nooremaks ei jää. Et sama laiskus olen mõelnud selle peale, et ma ka vanast peast suudaksin seda ära teha. Ettemõtlemine on kindlasti üks oluline osa sellest ja üldse nagu läbimõtlemine. Suur aitäh sulle. Aitäh sullegi.